Vaataja tähelepanu hoidmine on videol klikkimise järel kõige olulisem osa video tegemise protsessist. Arusaadav. Sa said inimese oma videol klikkima, püüdsid esimeste sekunditega tema tähelepanu. Aga kuidas seda tähelepanu hoida, kui seda üritavad püüda ka lugematu arv teisi? Sõber saatis Facebooki Messengerist teate, tuli üks tähtis email, YouTube'i akna kõrval on veel üks teine põnev video, ekraani kõrvalt hõiskavad töökaaslased, abikaasa, lapsed. Kui sina ei püüa vaataja tähelepanu, siis teeb seda keegi teine. Ja neid teisi on palju. Aga alustame sellest, et läheme kinno. Matjas, will you go watch movie film tonight in cinema? Iga film, Movie film. punkt 1, räägib mingi loo. Kogu aeg läheb asi põnevamaks, iga hetk saad midagi uut teada, saad teada, kuidas lugu areneb ja sa vaatad seda lõpuni. Täpselt samamoodi on lugude jutustamine ehk storytelling ka YouTube'i videote kõige olulisem osa sisust. Teiseks, näitamine on tähtsam kui rääkimine. Meie aju saab visuaalsest infost aru 13 millisekundi jooksul. Kui sa millestki räägid, siis samal ajal ürita seda näidata, sest nägemine aktiveerib 50% meie ajust. Kui sa räägid, et asi on kallis, näita raha, asjaga on kiire, näita kella, mõni asi on igav, näita igavat inimest. Aga kus neid kaadreid saada? Ta võid küll ise filmida, kuid see võib olla tülikas. Palju lihtsam on kasutada mõnda olemasolevat videopanka. Mina proovisin alguses Storybloksi, kuid nüüd ma vastasin, et Envato on palju parem. Soodsam ka. Vähem kui 200 euro eest saan aasta otsa alla laadida suhteliselt piiramatus koguses videopilti, taustamuusikat, videoefekte, heliefekte, pilte ja muid asju. Kui sul tekkis huvi, klikkisin video all oleval lingile ja proovi järele. Kolmandaks, muuda pilti. Meie ajud on programmeeritud visuaalse pildi muutustele. Kui inimene on ühes kaadris pikalt, siis see on igav. Vaataja aju väsib ära. Lisa kattekaadrid, zoomi sisse, välja, vaheta kaadreid, lisa mingi efekt. Vaataja nägemist tuleb aktiivsen hoida, sest mõtle, kui põnev oleks film, kui keegi selles ainult räägiks. Kõik see võtab muidugi aega, kuid see hoiab vaataja tähelepanu. Järgmises videos lähen juba konkreetsemaks ja võtan ette ühe kindla valdkonna. Selles videos annan 3 väga head ja lihtsat ideed, kuidas te saaksite videot oma reisipakettide müügis kasutada. Vaata seda või tegele mõne muu tööasjaga. Vaata Facebooki, loe Delfit, veel parem. Tegele lastega, loomadega, lindudega või tee midagi kasulikku.